algusest peale oli ikkagi suur asi see sama enesekehtestamise ja eneseväärtustamise teema. Mingis mõttes kulmineerus selle sama lahkuminekuga, kuigi see ei olnud see oleks pidanud olema minu otsus, aga ei olnud. See enesekehtestamise ja eneseväärtustamise ja enda tunnetega aus olemise koht. See, et ma julgen olla mina ise. Aloha imelised seiklejad teisel pool ekraani või kõrvaklappe. Minu nimi Kristel Laksmi-Tett on tulemas eetrisse imelisest San Diegost, Californiast. Ja ma kutsun ennast uue coachiks, usun, et meis kõigis on olemas aarete laekad ja kui me need töösse paneme, saame aktiveerida oma unistused siia reaalsusesse iseenda tingimustel. Ja tere tulemast järgmisesse Aarete seiklused podcasti episoodi, kus sellel korral on siis tegelikult jällegi aeg käes soolo episoodiks ja kuna võib-olla on natukene igav, kui ma ainult üksinda räägin, siis ma alati kaasan põnevaid erinevaid siis inimesi veel sellesse protsessi ja täna on meil siis üks väga imeline naisterahvas, kes läbis just ka hiljuti sisemise pere coachingu programmi, kus me siis tegelesime sisemise pere arhetüüpidega ja see on väga põnev tema seiklusest kuulda, kuidas tema selle läbi tegi ja mis avastusi ta sealt siis sai ja kuidas see tema elu muutis. Ja kui ma nüüd vaatan jällegi tagasi ka sellele aastale, kus siis sisemise pere coachingu programmil on olnud väga suur osa minu töös ja toimetamistes, siis ma jätkuvalt olen hästi üllatunud, kui imeline see programm on, kui võimas see programm on ja nüüd 1. jaanuarist 2021 siis see natukene ka muutub, tuleb siis online info osa ja tuleb siis coachingu osa ja saab, ideaalis on siis hea, kui võtta need mõlemad, sest ainult siis materjali läbitöötamine sageli ei toimi, et on vaja kedagi, kes siis ruumi hoiaks või natukene suunaks selles protsessis. Ja sellega seonduvalt ongi, et kui ma nüüd väikese sellise taipamiste ühepajatoidu siin jagaks teile sisemise perega seonduvalt ka, et kui te kõik vaatate sellesse aastasse nüüd 2020 tagasi, siis üks asi, mis sellest võib-olla eraldi välja tuleb, ongi selline kuidagi me olime pandud situatsioonidesse, kus me pidime kohtuma tundmatusega, me pidime ennast uuesti ümber leiutama, me pidime tõesti tegelikult oma käe oma aarete laekasse panema ja sealt hakkama vaatama, et mis on veel võimalik, kuidas ma saan siis toimetada. Ja nüüd ma loodan, et ikkagi väga paljud teist ka jõudsid selleni, et ei olnud siis ainult just siis raha peal väljas või kuidas ma saan raha teenida, kui näiteks ka töökaotus oli, vaid just, et kuidas ma saan nüüd panna oma sisemised talendid töösse, nii et need saaksid teenida mind ja minu elu ja minu unistusi. Ja kui sa selleni juba jõudsid sellel aastal, õnnitlen, väga tubli olid. Ja kui ei jõudnud, siis ma ütlen, see sisemise pere programm kindlasti saab sind aidata ja ma ei väsi kordamast, kui imeline programm see on. Ja üks suur asi ka, mis siin siis alati on hästi põnev, iga inimene, kes selle programmi lõpetab, annab mulle väga põhjaliku tagasiside, mille põhjal ma saan siis üle käia kogu siis programmi erinevad osad ja kui vaja viia need muudatused sisse. Ma mäletan, et kui ma ise hakkasin tegema mingeid vaimseid koolitusi läbi, siis mõnikord ma sain mingil koolitusel mingi konspekti, mis oli tehtud, ma ei tea, 10 aastat tagasi. Ja siin sellist asja kindlasti ei ole, et see on kogu aeg töös, kogu aeg siis muutumises ja kogu aeg ma viin need muutumised sisse, et see on ka tõesti hästi selline uue aja siis programm, kus kogu aeg on käsi pulsil ja kui on midagi vaja sisse viia või muuta, siis kohe teeme ära.
Ja miks see sisemise pere teema nüüd ka siin sellel ajal katsumuste siis hooajal väga paljude inimeste jaoks väga oluline on see, et kui sa selle sisemise pere arhetüüpide siis olemusega saad nagu kontakti, mis juhtub, on see, et sa hakkad ennast ankurdama ja maandama iseendasse. Sa ei ole enam sõltuv välisest või välistest faktoritest või inimestest või komplimentidest või mis iganes selleks on. Sa hakkad oma sisemaailmas korda looma ja ruumi looma selleks, et hakata looma siis seestpoolt välja. Ja see on see ime, mis see sisemise pere programm teeb, et me võtame iga sisemise pere arhetüübi jaoks terve kuu aega sisemise lapse, naise ja sisemise mehe jaoks. Ja seal on ka omad dünaamikad, mis hakkavad siis tööle, inimese enda sisemaailma erinevad osad hakkavad siis tulema pinnale, mingisugused osad hakkavad puhastuma ja mina olen terve see aeg olemas, et hoida ruumi. Ja nüüd 1. jaanuarist 2021 ma teen ka mitmeid muudatusi, ehk siis Eestist ma võtan vähem inimesi siia programmi, kuna mul on siin suured muudatused siis teistele turgudele minemisega. Nii et kui see väga heliseb sinuga, kui sa kuulad üle, mis Mariann räägib, siis kindlasti võta minuga ühendust ja kui võtad ühendust veel ja registreerid enne siis 1. jaanuarit 2021 võimalus ka veel siis võib-olla eriüllatus sulle või kingitus, nii et väga-väga hea. Ja kui sa minu lugu ei ole veel kuulnud, siis mina võin lühidalt öelda just seda, et minu elus on sisemine pere mulle aidanud tõeliselt luua minu unistuste elu. Ja üks väga oluline element, mis oli mul puudu väga palju aastaid, oli siis minu kuningas või minu siis kaksikvaim, minu meespartner, kellega koos luua, kellega koos kasvada, kellega koos ka äri teha. Ja minu sisemine pere juhtis mind sellesse kohta maailmas, kus minu kuningas siis ühel hetkel ilmus ja sealt sai meie muinasjutt alguse ja ma olen ehe näide sellest, et see, mida ma jagan või sisemise pere arhetüübid ei ole mingisugune väljamõeldud, a la räägid oma väljamõeldud sõpradega, vaid see tõesti võib muuta su elu ja täiesti kapitaalselt ja anda su elule uue suuna, uue väärtuse, uue sügavuse ja uue mahlakuse. Nii et olgu minu elu sulle inspiratsiooniks ja lisaks muidugi väga palju muid asju, samamoodi oma elumissiooni ülesannetega, suhete, kõik asjad on läinud kordi paremaks, sellepärast et mul on see tugev side ja ühendus oma sisemise perega. Ja pole vahet, mis välises maailmas toimub, isegi suured teemad nagu epideemid, asjad ei mõjuta, sest ma olen iseendaga ühenduses, ma olen iseendasse tugevalt juurdunud. Nii et vaata läbi ja kui siis tekib huvi, kindlasti võta ühendust. Need grupid siis algavad tavaliselt 2 korda aastas. See nüüd algab siin siis veebruaris sellel aastal ja järgmine algab siis septembris ja nagu ma ütlesin, siis võtan praegu Eestist vähem inimesi, et siis ole see julge, kes hüppab pardale, on valmis oma siis elu muutma ja saama siis uued tööriistad, et muuta see rohkem iseenda unistusteks, iseenda tingimustel. Nii et suur tänu sulle ja nagu ikka, vaata meie siis ka teisi episoode, saa meie järgijaks, jaga seda siis oma sotsiaalmeediavõrgustikes ja jäta meile ka väikeseid kommentaare, soovitusi ja ole meiega siis kaasas seiklemas sellel imelisel teekonnal. Ja ma tahan ka kõiki siis Aarete seiklused podcasti vaatajaid tänada, et oled olnud olemas, oled alla laadinud, oled kuulanud, oled jaganud ja senimaani on meie siis podcast olnud tasuta ja see jätkab veel sellisel kujul mingi aeg ja minu siis väikeseks palveks on, kui sa tunned, et sa sooviksid toetada meie podcasti ja sooviksid teha annetuse, et nüüd me oleme siis toimetanud eestikeelsega
juba aprillikuus tegelikult. Esimesed episoodid läksid küll teisele platvormile, aga pärast panime need oma platvormile ka uuesti. Nii et päris palju kuid iganädalaselt kulub minul sellele 5–10 tundi. Annan selle oma puhtast südamest, teen seda, mis meeldib, aga loomulikult ei oleks paha ka vahest saada väikest präänikut või preemiaid. Ja kui see heliseb sinuga, siis kindlasti jaga oma imelist küllust, mis iganes moel, kui sa ei soovi rahalisel moel, saab ka muul moel. Nii et võta ühendust, anna teada, kuidas saame siis vastu võtta, mida sul on jagada. Ja suur tänu ja jätkuvat imelist koosloomist sulle ja meile. Mahalo. Ja täna on väga eriline päev, kuna meil on külaliseks siis imeline Mariann Kidron, kes on just lõpetanud põneva sügava seikluse holistilise sisekaemuse endasse siis läbi sisemise pere coachingu programmi. Tere tulemast, Mariann. Tere, Kristel. Ja kui me läheme nüüd ajas tagasi sellesse hetke, kui sul tuli nii-öelda siis mõte, et vot mul on nüüd seda programmi vaja, mis sind kõigepealt ajendas, kust üldse võib-olla ka see idee tuli ja kui sa nüüd tagasi vaatad selle motivatsiooni peale, niisugused esmased asjad, mis sul võib-olla ka endal meelde tulevad, et tagasi siis respektiivis vaadata, et vau, et oli seiklus. Ja no eks mul jooksis Facebookist ikka info sisse, et sa oled mul ju sõbralistis ja ma näen, mis sa postitad. Ja siis ühel hetkel jooksis nagu veel ühe teise naise kaudu ka, kes on mul kursuse kaaslane psühholoogiakoolis ja hea sõbranna olnud. Ja tema läbis seda programmi siis nagu mõned kuud enne mind. Ja see, mis tema jagas, ma vaatasin vist isegi tema sedasama intervjuud, mis me siin nagu sinuga praegu teeme ja mulle hästi meeldis, kuidas ta kirjeldas seda, kuidas see programm nagu haakis tema jaoks sellega, mis me koolis oleme, mis me koolis teeme ja kuidas me koolis endaga töötame transpersonaalses psühholoogias ja hüpnoteraapias ja see kõnetas mind ja ma hakkasin lähemalt vaatama. Ma olin selles hetkes oma elus, kus ma olin justkui, ma arvasin, et ma olen oma unistuste suhtes ja oma unistuste mehega. Ja ma nii väga tahtsin seda arvata, et ma eirasin neid kohti, kus tegelikult olid minu vajadused rahuldamata ja kus ma tundsin, et midagi ei ole õige. Ja see kõik muidugi, kuna kõik on omavahel seotud elus, et ei ole seda, et ma tulen tööasjadega, et ma siin tahaks oma kirjanikuteed on ju rohkem boostida, et selge see, et kui eneseteostuse plaanis on midagi paigast ära, siis on järelikult eraelus ka, et tavaliselt sealt viimasest tegelikult saab see esimene alguse hoopiski mitte vastupidi. Aga mul oligi terve komplekt asju ja ma tundsin, et ma olen natuke nagu ummikus ja et mul on nagu vaja mingit sellist sisevaadet või sellist nagu reaalselt tööd endaga niimoodi järjepidevalt. Et mul olid küll teised asjad ka käsil, aga mis oli selle sisemise pereprogrammi puhul oli just see, et ta andis juurde nagu sellele teraapiatööle nagu sellise igapäevase mõõtme nagu 4 kuu vältel siis, et midagi, millega ma töötan nagu igapäevaselt, et mu fookus on millelgi nagu niimoodi kogu aeg. Ja ühesõnaga sedasi ma ta leidsingi ja ma mõtlesin, et okei, et sest see oli mul juba selge selleks hetkeks, kui on ummik, siis ära rabele. Väljapoole veel rohkem, et seda ma olin juba proovinud, see ei toimi hästi, et siis nagu võta stopp ja vaata sissepoole. Et mulle tunduski, et okei, 4 kuud sisemine pere, väga universaalsed ju arhetüübid ja kujud ka, mille kaudu enda sisse vaadata, tõesti ju igas inimeses olemas, et miks mitte ja.
et see oli see ajend, et nagu sellist selgust ja restarti saada nagu läbi endasse vaatamise. Ja sinu puhul oli nüüd väga eriline osa veel ka see, et sa tegelikult liitusid programmiga koos siis oma partneriga, kellega sa tollel hetkel olid suhtes. Et kas sa mõne sõnaga räägiksid ka sellest, et see on niisugune ekstra võib-olla siis katsumus, et kuidas see sinu jaoks oli ja mis programm selles suhtes suutis sinu jaoks siis toeks olla või mis seis sellega seoses oli? See oli huvitav, et kui ma lugesin, et 4 kuud ja ma sain aru ka sellest, et ma ju tean, et ma ju varasemalt olen sisemise lapsega ja teemadega töötanud ja ma tean, et kui protsessid lähevad käima, siis tulevad nagu valud, tunded ja teemad ülesse. Ja ma sain aru, et kui ma nüüd teen seda, ütleme sisemise lapsega, seesama esimene kuu aega järjest, et siis on mõistlikum oma partnerit nagu informeerin sellest, et ma olen nagu sellises protsessis ja sellises programmis, et siin võivad nagu tulla asjad üles, et ma ei tea, võib-olla ma olen emotsionaalsem või ma ei tea, partsatan mingit viha välja või võib-olla tulevad sinuga seoses mingid vanad asjad üles, mis võib-olla on väljendamata, mis tegelikult juhtuski. Ja siis ma saatsin talle selle info, et ma ütlesin, et vaata palun lihtsalt, et ma kavatsen selle programmiga liituda, et sa teaksid, et mis protsessis ma siis nagu järgnevad 4 kuud olen. Ja siis ta otsustas, et ta liitub ka. Ja see oli nagu hästi tore, et selles mõttes mul oli väga suur rõõm selle üle, et ta teeb seda sama. Ja saab samamoodi oma sisemusega ja teemadega tööd teha sellel samal ajal. Ja selles mõttes oligi, et ma ei oskagi nagu öelda, et mis siis täpselt rolli mängis, et ilmselt programmi algus ja sisemise lapse kuu ka, et sealt tõesti tulid need valukohad ja teemad kohe ülesse ja tulid tõesti ka need asjad, mis olid temaga seotud väljendamata viha minu jaoks näiteks, sest millest ma sain hiljem aru, et ma tegelikult mingil hetkel ei väljendanud enam väga mingeid tundeid, sest ma tahtsin nagu hoida seda mingit rahu ja tasakaalu või midagi. Et kuidagi suhe oli niigi pingeline. Aga jaa, et siis ühesõnaga keris veel, mingi hetk vastupidi olid jällegi nagu väga head protsessid ja see kõik tõi seda, et pinged tulid pinnale, asi läks veel nagu niimoodi tulisemaks ja on the edge nagu nii-öelda. Ja samas mingi hetk tõi ta nagu mulle endale sükast nagu uut rahu ja mingeid, sest mina õppisin mingite enda kohtadega, kus mina kippusin nagu lämmatama, klammerduma, nõudma, et nagu seda tegema, et ma sain reaalselt, ma nägin neid kohti, vau, aitäh see suhe ja aitäh universum, et ma nagu sain seda näha ja ma saan seda muuta, mis nagu muutis minu jaoks nagu seda suhet rahulikumaks ja tundus vahepeal, et kõik hakkab nagu laabuma juba. Aga tema protsessid olid ilmselt teistsugused, sest tema poolt nagu ei hakanud. Et siis see protsess aitas selgineda endas selgus saada, et kes sa päriselt siis nii-öelda oled rohkem, see tõelise minaga kontakti saada ja sealt siis ka, et millist suhet sa täpselt tahad ja siis olla aus enda suhtes, et kas see sobib või ei sobi. Ja nüüd selle 4 kuu jooksul, mis suhtest sai enda välisest suhtest? No vot, see oligi see, et ma olen siin vahepeal nagu naernud ka, et mul on, ma ei tea, et kas mul on nagu pikad juhtmed või liiga palju taluvust, aga elu nagu saadab mulle ikka kuidagi niimoodi, et oleks ikka nagu metsikult palju korraga. Nii et siis, kui sisemise naise kuu algas, siis tegelikult vahetult enne me läksime lahku. Nii et need protsessid niigi käisid
ja siis ma olingi veel nagu täiesti on ju kusagil leinaprotsessis ja väga sügavas augus nagu selle lahkumineku tõttu, et see oli selles mõttes ikka sihuke päris julm koht, kus nagu olla selle programmi sees, nii et need protsessid hakkasid niimoodi käima kõik nagu paralleelselt. Ja nüüd ütleme, kui keegi vaatab siin, keegi just, ütleme, paljud vaatajad kindlasti on naisterahvad, vaatavad ja neil on ka võib-olla segadus suhte teemadega ja mõtlevadki, et teen nüüd selle programmi läbi, et saan selgust endast ja nüüd, kui nad kuulevad seda sinu lugu, siis ma tean enamus nendest, et mina küll seda programmi ei tee, et siis ma lähen lahku ala. Mis sina neile ütleksid praegu just? See on nii lahe küsimus praegu, Kristel, sest juhtumisi seda kooli, mille ma nüüd lõpetan, siis see aasta transpersonaalse psühholoogia hüpnoteraapia erakool Teadlik mina, seda kutsutakse kusagil naljatamisi niimoodi ringkondades nagu lahkumineku kooliks. Et sellega on täpselt sama nagu lugu, et jah, et kui need naised lähevad sinna teadlikkusse minesse õppima, et siis nad nagu lähevad lahku, on ju. Ja point on, see on täpselt sama vastus nii sisemise pere coachingu kui teadlik mina kooli puhul, et kas minna või mitte minna, muidugi täiega minna, kallikene, kallis naine, et kui sa oled kui sa oled rahulolematu, kui sul on selgusetus, mine tee enda heaks midagi, on ju, mis iganes see on. Sest point on selles, et sa võid lahku minna. Aga see, kui sa lähed lahku, siis suure tõenäosusega, kui sa teed seda selle mõjul, et sa ise oled saanud teadlikumaks iseendast, et sa oled õppinud mõistma, et mingid asjad ei olegi sinu jaoks okei ja võib-olla üleüldse ei olegi okei, mida sa ei ole näinud varem, sest me ei ole oma mustritest teadlikud. Et me ei ole teadlikud sellest, kui palju ees me võime silmi kinni pigistada, eriti kui me oleme naistena need tüübid, keda võib nimetada kaassõltlasteks, nagu ma ise olen. Et see on täitsa terve sihuke omaette teema, millest võib kunagi eraldi podcasti teha, et võime seda kaaluda, võin sellest rääkida, et ma praegu pikemalt ei peatu. Aga see point on see, et kui sa tegeled endaga, sa saad endast teadlikumaks, sa väärtustad ennast rohkem, sa oled ise rohkem keskmes, sa väljendad oma tundeid ja vajadusi rohkem, siis ühel hetkel tekib ka see koht, kus sa oled sunnitud ütlema ei sellele suhtele, kus sa näed, et see teine inimene ei tule sinuga kaasa või ta ei kavatsegi mõista ja ta ei kavatsegi nagu aru saada, et sa saad aru, et sa pead ennast väärtustades tegema lihtsalt selle otsuse, sest mitte ükski armastus või suhe ei saa olla nii oluline ja nii suur, et sa nagu ohverdad ise ennast sellele, sest tegelikult siis sa ei anna ka enam, et see on nagu pseudo siis. Nii et selles mõttes mine julgelt, et kui see, võib-olla su suhe paraneb hoopis, et võib-olla teil on nagu tegelikult väga äge klapp ja teil on võimalus ja võib-olla te leiate nende programmi mõjul, näiteks kui sina oled seal ja toimetad ja julged ennast rohkem väljendada, võib-olla te leiate hoopis tee suhteteraapiasse ja otsustate koos nagu midagi teha, et võib-olla on sellel hoopis positiivne mõju ja võib-olla on see mõju siis nagu minu puhul, et aga mõlemal juhul on see sinu tõde ja see, mis on sinu jaoks õige. Ja ma just väga toetan seda nii-öelda siis mõtet, et ma mäletan ka aastaid tagasi, kui ma alustasin tantra programmide siis kaasassisteerimise ja organiseerimisega, oli samamoodi, et inimesed tulid paarina ja lahkusid siis sageli isegi kursuse ajal tekkisid nii-öelda siis juba selged hetked, et meie naistena, et võib-olla ikkagi ka ongi see hästi tugevalt sisse juurutatud, et tuleb olla nii-öelda siis see tubli tüdruk või korralik naine või mis iganes ja me hakkame endast nagu ära lahutama ja valetama endale ja me ei saa isegi aru, et me seda teeme, sest väliselt impulssi ei tule tagasi, et kuule, et see ei ole normaalne või see on täiesti nii-öelda siis su enda vastu käiv asi ja sellistes programmides need asjad loomulikult tulevad siis esile, nii et väga-väga lahe, et aitäh sulle selle vastuse eest. Ja nüüd sellega seonduvalt ka veel, kuna see on tõesti väga eriline case, et mis sinu soovitus on, et kui nüüd
keegi naine samamoodi mõtleb, et ma nüüd lähen sellele programmi ja ma kutsun oma partneri ka, et mis sinu soovitus selles suhtes on, et kas paaril koos tulla sellisesse programmi soovitad, ei soovita, mis sinu mõtted on? Mina üldiselt soovitan ka terapeudina, et kui on kas naine või mees, ma tegelikult soovitan küll teha ühiselt, et ükskõik mida, et kas seda programmi või midagi muud, sest kui inimesed nagu liiguvad erinevas tempos ka vaimses arengus, siis üks hetk tekib see, et neil ei ole nagu enam seda mõistmist, et nad lähevad nagu erinevatesse maailmadesse ära. Nii et selles mõttes, et need asjad, mis nagu klapivad ja mida võiks koos teha, seda tõesti võiks koos teha, eriti kui on nagu selline inimene, kes võib-olla mõned ongi paaridena juba nagu koos vaimsel teel, võib-olla kumbki teeb omi praktikaid, omi asju ja nad mingis mõttes nagu käivadki koos, aga on ka neid paare, kelle jaoks võib-olla või inimese jaoks on see üldse esmane kursus või esmane kogemus niimoodi enda sisse vaadata ja partneri jaoks ka. Ja sel juhul tekib üks hetk see, et kui sa lähed nüüd koju ja see on su partneri jaoks nagu hiina keel, sa räägid talle sisemisest lapsest ja mingitest lapsepõlvest, mis asja nagu, mida sa jahud, et miks see praegu oluline on, ta ei saa aru sinust enam. Nii et selles mõttes kindlasti soovitan. Nüüd, kui sa vaatad tagasi nendele kuudele, siis mis sa tunned, et kindlasti on võib-olla raske sellisel kujul võib-olla välja tõmmata, aga mis oli nagu sihuke suurim läbimurre, mis sina tunned, sina kui Mariann nii-öelda sellega siis seoses läbi tegid, et mis see võiks olla? Mul oli mitu neid ikka. Mul oli ikka igas kuus midagi. Algusest peale oli ikkagi suur asi see sama enese kehtestamise ja enese väärtustamise teema, mis mingis mõttes kulmineerus selle sama lahkuminekuga, kuigi see ei olnud see oleks pidanud olema minu otsus, aga ei olnud. Aga see enese kehtestamise ja enese väärtustamise ja enda tunnetega aus olemise koht. See, et ma nagu julgen olla mina ise, kartmata tema reaktsiooni, kartmata seda, et võib-olla et kuidas ta sellesse suhtub. Et mina tunnen nii või nii. Et sellest nagu lahti lasta. Ja riskida ka sellega, et näiteks suhe võibki laguneda, aga ma ei saa tema eest vastutada ja hoida nagu ennast tagasi, et püüdes nagu hoida justkui tema jaoks kuidagi turvaliselt nagu asja või rahulikult või kuidas iganes. Et see on see enese kehtestamise, enese väärtustamise teema ja teine on kindlasti täidetus, nagu see iseenda täidetus, iseenda armastuse anuma või iseenda karika täitmine. Et just nagu see koht, et see, mida ma praegu tunnen, need viimased kuu, siin peale seda, kui ma olen olnud kusagil täiesti mustades aukudes, ikka väga mustades ja lootusetus tundes tõesti ja nüüd see tunne, see rõõm sellest elust ja see iseendast täidetud olemine ja võt see on nagu see armastuse ja täidetuse tunne, mis ei sõltu kellestki ega millestki välisest. Ja võt selle tunde leidmine on olnud ka üks selline läbiv ja suur teema. Ja, mis ka läbi programmi jooksis niimoodi kogu aeg. Need kaks on muidugi omavahel ju seotud, sest et just see sama, et kui ma olen selle sisemise rahuga nagu praegu, ma ei ole praegu suhtes, selles mõttes on see nagu, võt see oleks ja poleks, on nagu raske spekuleerida, sest ma tean ka seda, et ma võin nagu praegu tunda ennast väga hästi, väga keskmes, väga täidetuna, väga õnnelikuna ise ja ma võin arvata praegu,
et mul oleks suhtes nagu et kuna see tunne on mul olemas, et siis ma ei pea nii väga on ju kinni hoidma või kartma nagu seda tema, ma ei tea, äraminekut või hülgamist, sest et tema pole minu õnneallikas, on ju, et see on mus endas. Aga võt see ongi see, et seda nagu 100% öelda, et see nüüd kindlasti niimoodi on või oleks praegusel hetkel, seda tegelikult ei saa, sest sellel paari suhtel on selline täiesti nagu lakmuspaberi nagu selline efekt, et kogu see sitt, vabandust väljenduse pärast, mis muidu ei tulekski pinnale, et mitte, et see nagu varjaks või alla suruks, aga tal ei ole lihtsalt nagu kohta, kus tulla, et ongi chill, ongi hästi, et ongi kuidagi elus asjad toimivad, aga vot paari suhtesse lähed, siis kõmm on nagu pinnal ja see juhtus muga mingis mõttes selles suhtes ka. Ja vot siis ongi see koht, et see suhe on mõnes mõttes nagu tohutu, nagu see potentsiaali allikas, kus tervendada. Sest et suhtes tulebki see kogu see kõige sügavam valu pinnale ja ta tuleb selleks, et ta saaks terveneda. Aga nüüd ongi see koht, et millises suhtes sa oled. Kui sa oled suhtes, mis on turvaline ja küps, siis see tervenemine saabki seal toimuda. Et kui teil on mõlemal see teadlikkus, te olete mõlemad küpsed, te suudate seda hoida, et ei lähe. Eks muidugi igal pool on, keegi ei ole nagu kogu aeg halleluuja valgustunud, aga et põhimõtteliselt see teadlikkus on olemas ja need asjad saavad turvaliselt tulla ja isegi kui on käivitumine, me tuleme sinna armastusse tagasi ja me saame pakkuda üksteisele seda tervendust ja selle valu hoidmist, mis kunagi pole hoitud saanud. Aga nüüd, kui see suhe ei ole nii küps või võib-olla üks pool on natukene küpsem kui teine, siis seda turvalist keskkonda ei ole. Ja siis juhtub tegelikult see, et see sama asi tuleb pinnale, aga ta ei saa mitte tervendatud, vaid ta saab uuesti traumeeritud. Ja et mina olen nüüd läbi oma suhete seda uuesti traumeerimist niimoodi mõnuga nagu läbi pannud. Ja selles suhtes, et see on olnud vajalik ilmselt jah, et selleks, et teadlikuks saada. Jah, sest nüüd sa teadvustad seda ja nüüd sa juba tead, et võt järgmine kord, kui see tuleb, siis sa enam ei korda seda. Ja ma loodan küll jah, sest samas kui ma vaatan on ju tagasi oma varasematele suhetele enne seda, siis need on need samad asjad olnud, ma olen neid enne ka taibanud, on ju. aga eks see enesareng ja kõik, et eks need varasemad suhted on ju olnud ka ajal, kus mul oli null teadlikkust nagu endal ka millestki, et minu sees ka üldse mingid nagu teemad on ju. Ja üks asi, mis ma ise kõrvalt tundsin, et mis oli nagu tohutu murrang, kuna mul endal ka paralleelselt nii-öelda protsessid sellega käivad, oli just sinu nagu selline sisemise kunstniku avaldumine, et luuletuste kirjutamine, üleüldse tantsimine, sa lõid siin mõned online programmid, mis läksid väga hästi käima. Ja nüüd on sul välja tulemas luulekogu, kirjutasid just valmis ühe käsikirja ja just, et selline, mul tundus nagu sellest kõigest katalüseerimise protsessist tõusis nii-öelda siis sealt mulla alt nii-öelda välja see tõeline kunstnik Mariann, kes nüüd julgusega siis hakkab maailmaga jagama neid erinevaid siis osasid endast, mis olid siis enne mis iganes tingimuste või muude põhjuste pärast nii-öelda siis kuskil varjatud nagu taustal või lava taga, et kuidas sa ise selles suhtes tunnetad sa seda ka kui niisugust suurt läbimurret? Nii ja naa, et selles mõttes ma arvan, et selle programmi mõju, et see loovus on nagu seal kogu aeg olnud, ta algas mul, kui ma lahutasin oma abielu mõned aastad tagasi ja siis kuidagi mul polnud õrna aimugi, ma polnud elu sees nagu kirjutanud luuletusi või midagi või et mul oli 2 cum laude magistrikraadi õigusteaduses ja inimõigustes ja ma olin olnud õpetaja ja poliitikat teinud ja ühesõnaga. Ja siis äkki hakkas luule voolama ja see luule on voolanud sellest ajast saadik, selles mõttes igas asendis, igal pool, igal teemal. Tuleb lihtsalt vahepeal, ma ei saa aru, nagu kus see tuleb, võtta helled, millest ma kirjutan, et see ei ole ainult mina, et siin on mingid eelmised elud või mingi naiste kollektiivne nagu teema täiesti sees.
Aga mis see programm tegi küll, oli see, et nagu sa ütlesid, et ma olen valmis jagama seda maailmaga. Et vot see julgus, et jagada seda oma autentset mina, et ma kirjutasin, aga mitte, et see nüüd nagu täiesti kadunud on, aga mul oli ikkagi hästi suur hirm jagada eriti selliseid nagu isiklikke ja hästi haavatavaid nagu kirjutisi. Ja tegelikult täna ma saan aru ja ka selle programmi käigus just see autentne mina ja see on nagu sellega hästi seotud. Et ma olen aru saanud, et see on see, mis nagu, see on see, mida ma just peangi jagama ja see on see, mis on oluline, sest et päris lood ja päris inimesed ongi olulised, et seda ka loomingus jagada. Ja teine läbimurre nagu sellega seoses, jah, ma arvan küll, et ka see, et nagu uuesti nagu see tegutsemine, et see loomine on nende kuude vältel järjest nagu liikunud ja liigub edasi sinnapoole, et ma teeksin seda niimoodi nagu teadlikult ja pühendunult ja et mitte ma nii palju ei kirjutaks nagu juhuslikult nagu siia ja sinna ja kust voolab, vaid et ma teeksin ka mingid asjad valmis ja pakendaksin nad ära ja avaldaksin nad. Et nagu nüüd see üks luulekogu, mis välja tuleb ja jah, need online programmid tulid tõesti nagu ägedas voolamises. Et samas, jah, et see on küll see läbimurre ja ma isegi tooks siia juurde nagu veel selle voolamise märksõna just. Et need asjad pole tulnud nagu suure pingutusega või nagu sellise push imisega, vaid et nagu niimoodi loomulikult voolamises kuidagi ja ma arvan, et sellel on küll, et see on küll just nende kuude jooksul toimunud ja läbi nende fookuste, millele ma tähelepanu olen pööranud selle programmi raames. Just tundus mulle ka hästi, et sinu nagu sisemine mees kääris käised üles, et davai, Mariann, paneme nüüd need asjad konteineritesse, et mis nad uljuvad siin maailmaruumis ringi ja selles mõttes ongi hästi tore, et kui asjad saavad tõesti kaante vahele või sa saad neid siis suuremalt ja paremini kättesaadavamalt ka teistega jagada, nii et väga super. Nüüd, kui minna sisemise pere arhetüüpide juurde, siis kui sa nüüd vaatad tagasi, milline sisemise pere arhetüüpidest sul vajas kõige rohkem tähelepanu ja teine küsimus sellega võib-olla, et milline neist arhetüüpidest oli kõige suurem üllataja sinu jaoks? Ma arvan, et ma võiksin mingit täiesti jälle eraldi saate teha teemal sisemine naine, sest et see oli nagu, see oli täiesti fantastiline protsess, mis toimus. Aga mis neist vajas mul kõige rohkem tähelepanu? Ma arvan, et võib-olla sisemine mees ikkagi, sest temaga lihtsalt puhtalt sellel põhjusel, et selle osaga olin ma tegelenud kõige vähem varasemalt. Et naiselikkuse teemad on minugi nagu terapeuti töölaual ja läbi naiste tantsuteraapia ja ka sisemise naise tüdruku hüpnoosi, mida ma mingi hetk välja arendasin. Et see oli seal sisemise lapsega, ma olen palju töötanud, seda me teeme ka koolis teraapias, et see on nagu selline, aga sisemine mees, et võt temaga ma ei olnud nii palju ja teadlikult nagu otse vaadanud ja süvitsi läinud. Et ma arvan, et tema. Ja see oli oluline ka selle tõttu tegelikult, mis see mulle andis, see sisemise mehega kontakti saamine. Ja mulle tundub, et see tegelikult võib hästi paljude naiste jaoks olla hästi oluline, eriti ka nende naiste jaoks näiteks, kelle kohta sa enne küsisid, on ju, et mis ma neile ütleks, kui nad küsivad, et aga äkki ma siis lähen lahku, on ju. Et see sisemine mees andis mulle ka pildi sellest või selle tunnetuse, et milline on tõeline mees ja milline on see tunne, et sa tegelikult oled ikkagi turvaliselt hoitud, et ta ei ütle sulle, et tead mulle ikka, et mul on tunne, et sa teed mulle nii palju pingeid, et äkki ma ikka lähen ära ja pole kindel.
ja noh, või et nagu see, kuidas et ta nagu plaksutab umbes kõige peale mis ma teen ja mis ma loon ja kõik on nii ilus ja kõik on nii äge ja davai, teeme ära ja noh, et selline ja see hoidmine, et jah, ma olen siin, ma lihtsalt olen siin, ma päriselt ka olen siin, et ja okei, sul on need mustad tunded ja mõtted praegu, see on okei. Sa ei pea ennast süüdi tundma, sa oled ikka ilus, ma armastan sind ikka. Et tekkis võib-olla selline küpse mehelikkusega kontakt ja just ka kogemus, et milline see siis on, et ma ise tunnen ka, et väga paljudes suhetes eelnevalt oli just see teema, et sellise metsiku ärganud nii-öelda siis naisena seesmiselt väliselt oli sageli mehed ei osanud hoida ruumi mulle. Nad ei osanud nii-öelda olla kohal siis, kui must tekkiski see kaos. Ja nad ei osanud seda sellepärast, et nende elus ei olnud eeskuju, ei olnud seda koolis ei õpetata, on ju. Ja me ei saa seda neile pahaks panna, aga minu vajadus oli, et tõesti sageli, et lihtsalt see mees lihtsalt oleks hoidnud ümbert kinni ja öelnud kõrva umbes, et kõik saab hästi olema, et ära muretse, on ju. Ja selle peale mees läks hoopis oma protsessi ja ebaküpselt tekitaski pigem siis selle haava, millest sa siin ka rääkisid. Ja nüüd selle sisemise mehe teemaga mul endal samamoodi oli, kui ma hakkasin sellega tegelema, et vau, et milline turvalisus, et tõesti ongi okei, kui ma selliseid hulle asju teen. Jah, on ju. Ja siis annadki tuld. Ja nüüd, kas sa siis tunned, et sisemine mees oli ka sinu nagu suurim üllataja nendest 3 arhetüübist? Ma usun küll, jah. Sisemine naine šokeeris ka mind ikka korralikult alguses, et kui ta ilmus välja nagu ikka väga kaugel sellest, kuidas ma nagu ise ennast tajunud olen ja et selle kuskil eelmises elus sellise õrna pitsilise, sellise kohe katki murduva on ju siukese mõisepreilina. Et ma põhimõtteliselt selle kuu alguses mis võib-olla peegeldas muidugi mu enda vaimset seisu, sest mul oligi see lahkuminek ju kohe siis, et ma olingi ise ka üsna sama katki. Aga põhimõtteliselt ma tegin oma sisemisele naisele siis sisemise lapseteraapiat, eelmise elu regressiooni ja siis suhestusin temaga veel, on ju. Mingi hetk tuli sisemine mees appi, siis me tulime koos ära sealt kuskilt, et see oli nagu, see oli täiesti selline ka sürreaalne protsess, et ei saa öelda, et see nagu ei üllatanud väga. Sisemine laps ka üllatas tegelikult, et ta üllatas oma nagu sellise andekuse ja leidlikkuse ja kõige sellega, et kuidagi tundus, et sisemine naine ja mees on hästi pildis, et tundsin, et kuidagi, et sisemise lapse kohta peaks ka midagi ütlema, et ta oli ka tegelikult väga äge. Aga jah, ikkagi sisemine mees ilmselt just selle kohalolu ja kõigega, et mul oli temaga ka nagu võt see usalduse koht, et mul oli temaga ka alguses see sama hirm ilmselt, mis siis nagu elus meestegagi on olnud, sest et see on minu lapsepõlve haav ja kogemus ja see on minuga läbi elu kaasas käinud, millele ma olen siis niimoodi edukalt kinnitust on ju leidnud. et meeste peale ei saa loota ja umbes, ma ei tea, lähevad ikka ära lõpuks või siis jah, mis iganes nagu sellised asjad, et see kindlustunde ja usalduse puudumine ja mul oli sisemise mehega algul natuke samamoodi, et ma ei tea, äkki nüüd kaob ära varsti ikkagi või tüdineb ära või äkki midagi on ikka liiga palju ikka talle lõpuks või ma ei tea, et liiga palju varje tuleb ja meil on ikka liiga keeruline on ikka sinuga. Aga ei juhtunud seda, et just nagu vastupidi, ongi see küps mehelikkus on ju, et ta saab aru, et kui ma nagu väljendasin ju temaga suhtes ka seal kirjutades ja niimoodi kuidagi neid kahtlusi ja neid asju on ju, et siis ta mitte selle peale ei tõmbunud eemale või ei saanud vihaseks, on ju, just ei läinud sinna oma protsessi, nagu sa ütlesid, et mis sul viga on ja mis sa niimoodi käitud, vaid vastupidi, ta sai aru, et okei, et siin räägib nagu see minu valukoht on ju ja ta ütles, et et sa vajad natuke veel rohkem turvalisust.
okei, pole midagi, sa saad natuke veel rohkem turvalisust ja siis vaata otsa sellele, et kust see tuleb, et sa nagu ei usalda, on ju. et noh, nagu ta jätab mulle vastutuse enda, eks ju, asja eest, aga ta ei kao ära, et oskab seda hoida nagu samas ja pakkuda seda, mis nagu tervendab, mitte ei tee rohkem katki. Ja see teema, ma usun, kõnetab ka hästi paljusid naisi just ka selles suhtes, et Eesti kultuuriruumis on just meil olnud ju tõesti sajandite kaupa naised hästi üksinda nagu selles mõttes, et kas siis mehed on ära võetud või ära läinud ja naised on pidanud olema nii-öelda siis need, nagu mina kutsun neid künnihobusteks ja ma ei ütle seda siis nagu halvas mõttes, vaid tõesti komplimendina, et kõik ise hakkama saanud, ise teinud nii edasi ja läbi selle on siis kasvanud üles generatsioonide kaupa siis naisi, kes on meesnaised ja poegasid, kes on siis tegelikult oma nii-öelda polaarsustega ja küpse mehelikkuse kohta ei tea nad mitte midagi, sest nad on kasvanud siis kibestunud emade käe all nii-öelda ülesse ja nüüd ma tunnen, ongi tulemas nii-öelda siis uus sükene ajastu, kus meil naistel on vaja siis selles mõttes endaga tõtt vaadata, endas need protsessid käima saada ja ka ühenduda siis selle sisemise mehega, et saadagi see kogemus küpsest mehest ja seetõttu olla lihtsalt ka eeskujuks ja võib-olla natukene ka siis suunata. See ei tähenda nüüd seda, et ma mõtlen, et naine peab nüüd hakkama meest õpetama, aga just, et mees peaks ise siis tundma ka, et mis asi see küps mehelikkus on, et ma tahan õppida selle kohta rohkem või mis kursuseid ma saan teha või mis raamatut ma saan õppida, et järeleaitamistund teha, nii et meie saaksime olla paremad kuningannad ja naised ja need küpsed naised. Kas sa selles suhtes mõtled kaasa sarnaselt? Ja kindlasti ja just, et olla need küpsed naised ennast pisendamata ühelt poolt ja teisalt mitte muutudes emaks või mentoriks. Sest ongi, et sa ütlesid, et meesnaised on ju ja siis need mehed, keda need meesnaised kasvatavad on ju, on ilmselgelt siis memmepojad näiteks on ju, kasutame sellist sõna. Sest vahet pole, aga nad võivad olla väga distantseerunud emast, aga emotsionaalselt on nad seotud ja need memmepojad otsivad meesnaisi sellepärast, et nad pakuvad neile seda mugavustsooni jätkata. Just ja meesnaine otsib memmepoega sellepärast, et siis ta kontrollib olukorda ja siis tal ei tarvitse oma sisemiste valudega silmitsi seista, sest ta tegeleb kogu aeg selle mehega, on ju. Et teda nagu aidata ja toetada ja mõlemad polaarsused on nagu täiesti nagu paigast ära. No vot, ja selles mõttes ja kui sa oled nüüd sellises kohas, on ju, et siis ongi kaks varianti, et see kas muutub, mis tähendab, et mõlemad on valmis muutuma või see lõpeb, on ju, sest et nagu et kui seda nagu jada jätkata, siis see on see on lõputu piin, naine ei ole naine, mees ei ole mees, on ju, ja kumbki ei ole õnnelik. Just. Ja see on raske olukord ja ma tean väga palju naisi, kes sellega ikkagi maadlevad ja tõesti minu elus aitasid väga palju muidugi tantraga tegelemine ja tõesti sügavuti minemine ja selle polaarsuse siis ümberpööramine just hakates siis tööle oma sisemise mehe perega üleüldisemas mõttes ja vaid 3-4 aastat siis peale seda, kui ma alustasin just sisemise mehega ka siuke hästi tugev kontakt tekkis, siis nii-öelda minu kuningas tuli valgel purjekal siis Mehhikos minu ellu ja tõesti, kui see küps mees tuli minu ellu, siis kuninganna minu sees sai hakata nii-öelda siis sealt mulla avarustest välja tulema, mida ma ei teadnudki, et ta üldse olemas on, ma ei teadnudki, et minu sees on sellised võimed üldse ja see ongi see ilu, see küpse mehe ilu, mis toob välja ka siis selle küpse naise meie seest. Et väga vinge. Paljud kuulevad, et 4 kuud, et vau, et see on ikka liiga pikk aeg, et kui sina nüüd vaatad tagasi, et kas 4 kuud selliste teemade asjadega tegelemiseks, et kas see konteiner ajaliselt oli täpselt piisav, oli see liiga pikk, oli see liiga lühike, kuidas sinu tunne selles suhtes on ja mida sa ütled teistele, kes mõtlevad, et oi, 4 kuud on ikka üle mõistuse pikk, et ei toimi? No 4 kuud
ei ole selles mõttes tegelikult pikk aeg ja see sõltub, millega võrrelda ja noh, mul on tunne, et see programm on täpselt see, et kui sa otsustad liituda, siis küsi endalt, kas sa päriselt tahad endaga tööd teha ja kas sa päriselt nagu tahad millegagi süvitsi minna. Et samamoodi tegelikult millega iganes, ka tantra on ju, et kui sa näiteks otsustad tantra maailma nagu vaadata ja tantra kaudu endaga tööd teha, siis nagu ka ilmselgelt ei piisa ühest nädalavahetuse workshopist, on ju. Et see ongi protsess ja see on arenguprotsess. Ja minu jaoks just see, et ta on nagu pikk on selle programmi eripära. Sest nagu ma alguses ka ütlesin, et miks ma valisin seda, siis see üks põhjus oligi see, et just et läbi mitme kuu ja järjepidevalt, sest et jah, et ma teen muid asju ka oma terapeuditöös ja oma terapeudi õppes. Aga ongi, et ma teen protsessi ära, ma integreerin seda, ma tegelen sellega kuigi palju, aga see ei ole sama kui see, et ma olen terve kuu sisemise lapsega ja igapäevaselt. Et see nagu loob teistsuguse kontakti nende sisemiste arhetüüpidega ja seda aega, ma arvan, ma ütleks, et seda aega on vaja selleks, et seda kontakti nagu nii sügavalt luua. Et peab olema nii-öelda siis konteiner, mis hoiab seda ruumi, et tal oleks siis võimalus avastada, et tõesti siin on ka küsitud, et kas ei saaks seda teha nagu lühemalt, kindlasti saab, aga siis tulemus ei oleks kindlasti see, mis ta on, kui sa tõesti sügavuti sisse lähed. Ja nüüd... Mulle tunne, et see annab ka seda turvaruumi nagu selles mõttes, et jah, et võib-olla saaks lühemalt, on ju, ja integreeruks ikkagi, aga see sõltub hästi palju ka sellest, et kui tugevad protsessid käima lähevad ja mis üles tuleb ja kui tuleb ikkagi nagu selline nagu väga raske ja kõik selline üles, siis see vajab protsessimiseks rohkem aega, et muidu ta jääb sinna nagu laperdama ja isegi kuu aega ei pruugi olla mingite sügavate asjade jaoks piisav aeg, et nagu läbi protsessida, mis võivad nagu selle kuu fookustega niimoodi kaasa tulla. Et selles mõttes ta annab jah, et ta nagu võib-olla sul ei ole vaja kogu seda aega, võib-olla sul läheks kiiremini, võib-olla ei. Aga jah, et kui juhtumisi on rohkem, et siis on see nagu aeg ja ruum nagu olemas, et tegelda. Ja et mingis mõttes võib-olla ongi selline optimaalne miinimum, et alati ju peale programmi läbimist saab ju neid asju veel ise edasi töötada või jätkata. Nüüd programmi, ütleme, struktuur on siis mul väga konkreetselt üles ehitatud, et kuidas see sinu jaoks toimis, et meil oli 6 korra oli siis tavaliselt meil videokõne, kus meil oli siis selle kuu siuke väike check-in nii-öelda ja seejärel oli siis meil rännak ja sul oli siis, sa said siis ka isiklikud nii-öelda juhised minult, mis ma siis selle rännaku põhiselt ja ka meie vestluse põhiselt siis uuesti kokku panin. Seal olid siis tähelepaneku harjutused ja julguse harjutused ja iga kuu sa said siis ka väeküsimuse ja siis väenumbri ja kuu lõpus siis oli sul võimalus panna siis kõik need asjad kokku oma siis kirjatöösse, mida me siis ka kutsume kingitused endale, et ei ole niisuguses vanas koolisüsteemis, et kodutöö ja siis sa saadad selle sisse kirjalikult, 5 lehekülge oli siis siuke maksimaalne kokkulepe ja mina siis käisin selle läbi, andsin sulle siis video tagasisideme. Ja kui siis oli vahepeal kuu keskel või kuskil sa jooksid kinni, sul oli võimalus siis mulle saata sõnum ja ma sain siis nii-öelda omapoolselt tagasisidet anda või tuge anda. Et kuidas see konteiner või vorm sinu jaoks toimis? Mulle hästi sobis see kohtumine kuu algul ja see check-in, et meil oli nagu aega ka rääkida niimoodi, et pikalt, et ei tundunud, et oleks nagu kiire olnud, et see oli nagu hästi hea.
Siis mulle sobis, mina võtsin eelkõige kaasa, millega mina oma konteinerit hoidsin. Minu jaoks oli põhiline ikkagi kirjutamine, et seda ma tegin nagu reaalselt kogu aeg. Ja mul on sinna juurde oma konteinerid, mida ma nii ehk näen, et kas see on siis tants või see on jooga või see on midagi muud või meditatsioon. Ja ma nagu panin need asjad kokku. Ja kodutööde kirjutamisega mul läks lõpuks või kingituste kirjutamisega mul läks lõpuks natukene mingi hetk läks raskeks, sest et kõik need protsessid ikkagi, mis minuga toimusid ja kogu see, mis selles lahkuminekus, see on selline protsess, et seal on nii palju lihtsalt emotsionaalselt, et ma tundsin, et ma olen tegelikult nagu väga laiali või et ma ei osanud nagu kuidagi enam kompaktselt kokku panna sinna 5 lehekülge asju, nii et siis ma lihtsalt kirjutasin. Protsessimise teema nagu. Ja. Et selles mõttes struktuur oli okei ja ma arvan, et saabki, igaüks saab valida, et kuidas seda struktuuri endale kohandada ja sest kõik ongi ju kingitused endale ja ise saab vaadata, et kas ja kui täpselt nagu midagi teha. Minu jaoks sobis võib-olla mingi hetk natuke vähem täpselt ja sobiski lihtsalt niimoodi. Ja nüüd, kui sa mõtled tagasi siis koostööle minuga, et kuidas see sinu jaoks oli, et erinevatel inimestel erinevad kogemused, vajadused, et kuidas sinu kogemus oli? Mulle sobis, mul oli hästi suureks toeks see, et eriti kuna see langes kokku selle metsikult raske ajaga, siis see, et sa olid kogu aeg olemas. See oli nagu hästi suur asi tõesti, et suur aitäh sulle selle eest veel kord. Ma tõesti teadsin, et ma saan sulle kirjutada ja ma teadsin, et sa vastad üsna kohe ja need vastused ja ma kasutasin seda võimalust mõnel korral ja need vastused, mis ma sain, olid alati hästi toetavad, nad toetasid mind. Et kõige sellega, mis mu protsessis siis nagu toimus. Ja mis oli ka nagu tore, oli see, et mis on minu jaoks võib-olla olnud väljakutse just seesama oma nagu siukese haavatavuse ja selliste kohtade näitamine, et ma ükskord jagasin sinuga ka mingit täpselt sellist hetke, mida ma oleksin nagu üldjuhul varjanud. Ja see oli mu jaoks nagu okei, mis on ka nagu see märk minu jaoks sellest, et see minu enesearmastus ja eneseväärtustamine on nagu piisavad, et mitte nagu eitada mingeid osi endas või häbeneda neid, et ma ei identifitseeri ennast mingi tundega, mis mingil hetkel on. Et see oli ka selline hästi oluline koht seal ja siis, kui sa kirjutasid ja su vastuses oli ka nagu see lause, et sa kuidagi tõid selle eraldi välja, et sul on hea meel, et ma otsustasin seda jagada. Et siis see kuidagi andis mulle kinnitust, et see oli nagu oluline koht. Nüüd, kuidas sinule tundus väga sageli, ma olen ka nüüd küpsenud ajaga ja proovinud diplomaatilisem olla, et üks niisugune pidev tagasiside, mida inimesed sageli annavad, ongi see, et Kristel, sa oled liiga otsekohene või liiga nagu nii-öelda siis selgelt nii-öelda siis ütled asju välja, et kuidas sinu kogemus sellega oli, et kas sinu jaoks sobis, kas oleks pidanud võib-olla rohkem pehmemaks tegema? Mis sul sellega seoses öelda? Ma arvan, et mulle pigem sobis. Seal ongi nagu see, et kuna ma olin nagu hästi pehmes ja õrnas kohas,
sellest sisemise naise kuust alates nagu eriti, et siis mingid asjad võisid vahepeal nagu kuidagi tunduda mulle teravamad. Aga üldiselt mulle, kuna ma ise ju olen ka terapeut ja ma nagu nii töötan nendega, siis mulle see tegelikult just nagu sobib. Et kui ongi nagu seda radikaalsemat ausust rohkem ja jah, et ma arvan, et see on nagu see protsess just, et kus nagu lubada seda endale, seda radikaalset ausust. Ja sageli ongi nii, et võib-olla tõesti tavareaalsuses see on hästi huvitav just, et eriti oma lähedastega inimesed ei ole väga radikaalselt ausad. Et just see väline inimene või siis ka terapeut saab tegelikult olla just see radikaalne ausa nii-öelda siis aususe esindaja. Et mõnikord on just seda vaja. Jah, ja mõnikord on vaja nagu kuidagi hold your horses on ju, nagu öeldakse, et ma ise olen terapeudina sellega hästi sükeses, et nagu kogu püüan tajuda seda kohta, et mõnikord ma saan nagu arvata, et ma ei tohi seda praegu öelda, ta peab ise sinna jõudma. Et mõnikord on nagu see koht jah, et tahaks ju nagu kohe ja tahaks nagu juba mingit on ju tulemustest ära et ta liigub oma tempos on ju, et hoia nüüd on ju. Aga see ongi see tunnetuse koht ja näedki ära, et kellega sa töötad ja kuidas see protsess on ja ma arvan, et minu puhul pigem ma ootasingi seda, et sa oleksid nagu otsekohesem ja ausam nii palju kui võimalik. Ja aitäh sulle. Tõesti meil tekkis väga ilus kahesuunaline liiklus selles suhtes ja see on ka teine asi, mis ma tunnen on hästi vajalik selliste sügavate programmide suhtes, et vot see on see koht, kus ei tohi asju tagasi hoida või ära pakkida nii-öelda, et see on see koht, kus on vaja nagu öelda, et kuule, et mul on ikka täitsa jama päev või vot mul praegu täna on täitsa laine üle pea ja siis olla aus enda suhtes ja siis jagada seda väliselt, nagu sa ütlesid, see haavatavuse teema ja sisemise naisega ka, et see aitab meil küpseda väga-väga sügavalt, mitte ainult siis naisena, vaid ka just sinu puhul siis ka terapeudina, et nüüd ma usun küll, et peale seda sisemise pereprogrammi oled sa kordi parem terapeut ka igas mõttes. Ma usun küll ja sest mida rohkem, eks see olegi tegelikult see rusikareegel, et mida rohkem sa iseendaga töötad, seda parem sa saad olla ka terapeudina ja mul teraapiakooli õpetajal on niisugune lause, et mis ta mingi hetk on kasutanud, et the more fucked up you are, the better therapist you are. Ja ma arvan, et selles mõttes on tõde, et kui ma olen ikka olnud, on ju ise mingisuguse vatitupsu sees on ju kogu aeg ja ma ei ole seda on ju fucking räiget valu kogenud ja neid kohti läbi käinud ja neid häbitundeid ja asju, kui see inimene mu ees istub, ma ei leia seda kohta ju, kus temaga suhestuda. Et siis ma olengi see terapeut, kes nagu teeb ma mõistan, on ju, ei sittagi. Et selles mõttes, et minu jaoks ongi nagu see, et mul on vaja mitte lihtsalt kuulata, jah, okei, ma hoian ruumi, see on üks asi, aga mul on vaja tunda, et selleks, et nagu midagi protsessida, mul on vaja tunda koos inimesega, ka sinna energiasse minna nagu ja koos seda nagu tajuda ja kui mul nagu endal ei ole mingeid nagu taolisi kogemusi, siis kuidas ma teen seda, et kui Just. Ja, väga hea. Nüüd, mida sa ütleksid neile inimestele, kes nüüd hakkavad mõtlema, et okei, kõik kõlab hästi, juba on peaaegu valmis nii-öelda siis rohelisele nupule vajutama ja siis vaatavad, et oi, et programmi hind on seal vot selline, et 4 kuud siis järjest, et kas see, mida sa said, oli seda väärt, kas see hind nii-öelda on vastavuses sellega, mis sina ütleksid inimesele, kes võib-olla natukene siis paneb pidurit, et oi, et see on liiga palju? Need kõik sellised programmid või retriidid, et ma ise ju ka näiteks viin läbi tantra retriite siin sellel suvel nagu eraldi on ju.
ja nende hinnad ka näivad teinekord kõrged. Või näiteks siin Eestis tuleb nüüd augustis International School of Temple Arts, ISTA nädalaajaline protsess ja ma olen seal osalenud ja ma tean nagu, mis protsess see on. See on väga kallis, ta maksab üle 1000 euro vist. Aga võt nende kogemustega ongi see, et neid on nagu väga raske üldse nagu rahasse panna. Ja see, et kas sa saad sealt nüüd nagu selle väärtuse nii-öelda, mida sa maksid, see sõltub sellest, et kuidas sa ise selle valid enda jaoks. Et kui see on nagu see, mis sind tõesti kutsub, siis sa panustad, siis see ongi sinu jaoks sellel hetkel õige asi. Mina usun sünkroonsustesse, ma ei usu juhustesse elus. Ma usun, et universum toob meile need asjad teele, mis on praegu vajalikud. Ja kui sa tunned ära, et see on kutse, et see on see, mis mul on praegu vaja, siis sa ise panustad sellesse ja see, jah, et seda enese kasvu või enese arengut, seda nagu on nii raske, seda ei saa mõõta niimoodi. Et nagu ma ei saa seda nagu, et 150 eurot, nii mitu läbimurret ma nüüd tegin, on ju, loetlen, et ma ei saa seda niimoodi teha, on ju, et see on hindamatu tegelikult. See on hindamatu ja see on jah, et need on sellised protsessid lihtsalt, et jah. Ja selles mõttes, kas ma sain aru, et ikkagi, kui sa oled otsustanud panustada ja nii nagu sina siis otsustasid panustada, et see oli väärt investeering endasse? Jaa, kindlasti. Absoluutselt. Ja nüüd, kui sa lõpetuseks mõtled, et võt, millistele inimestele see programm sobiks, et kellele sina seda soovitaksid, et kui sa nüüd mõtled nendest kogemustest, mida sa oled ise läbi teinud ja mis sellega seoses, kuidas sul tunne on? See on nii huvitav küsimus, et millistele inimestele hakkan kohe mõtlema, filosofeerima, milliseid inimesi siis nagu olemas on, et milliseid tüüpe või kuidas ma nagu klassifitseeriks. Ma arvan, et see sobib inimesele, kes tegelikult tahab endaga tööd teha. Ja tööd teha nagu kõige paremas mõttes, et eks see sisemine töö või see iseendaga töö tegemine, et sageli küsitakse, et milleks te teete seda nagu, milleks te nagu, ma ei tea, kaevate mingeid mineviku asju ja ma ei tea, et minge käige peoli on ju, teate. Sa nagu alati ütlen, et tead, et esiteks, et me ei tee seda 24/7, et ausõna ma 24/7 ei protsessi on ju räigelt kogu aeg. Mingisuguseid lapsepõlve traumasid on ju, et ma pidutsen täpselt samamoodi nagu sina, aga ma pidutsen oluliselt vabamalt. Et jah, ma teen asju täna selles elus, aga ma teen neid oluliselt autentsemast kohast, oluliselt vähema pingega, oluliselt vähemate piiravate mustritega. Ilma maskideta. Ja ilma maskideta. Ja see on nagu täiesti teine kvaliteet on ju nagu elule. Et ja jah, ehk et ma arvan, et see sobib inimestele, kes on valmis ka oma maske niimoodi ära võtma, lahustama ja kes on valmis ka järjepidevalt panustama endasse ikkagi. Et kui sa oled nagu selle lootusega inimene, et sa loodad mingit quick fixi nagu, et siis pigem mitte. On ju, et siis sul hakkab varsti igav, sa teed esimese rännaku ära, siis sa ei viitsi enam kirjutada, võib-olla hommiku kirjutamisi ka ja muudest asjadest rääkimata ja Kristali saadetud PDF on ammu unustatud kuhugi on ju emaili postkasti, sellepärast, et keegi teine sinu eest ei tegutse ja keegi teine sinu eest endasse ei panusta. Nii et kui sa oled valmis seda tegema, siis jah. Ja kui nüüd võib-olla natuke läheme niimoodi detailsemalt, et kui mõtelda, et kas see programm on rohkem meestele sobiv, naistele sobiv, mis see sellest kohast nagu oma kogemusest praegu ka, kui sa nägid meest selles protsessis kõrvalt, et mis sinu soovitus selle koha pealt on? Ja no ma nägin teda algusfaasis kõrvalt ja selles mõttes, et ta on ka hästi tundlik nagunii ja ka nende teemadega ikkagi tegelenud.
et tal nagu väga äge oli vaadata, kuidas tema sisemine laps nagu möllas ja kui äge ta oli ja kuidas ta temaga sellist uut kontakti lõi. Et ma arvan, et see tegelikult pigem ei sõltu soost. Et ma ei näe siin nagu sellist soospetsiifikat. Ja kui nüüd võib-olla ka, ma ei tea, siin eri vanuses inimesed vaatavad seda, pole vahet, kas on siin 18-aastane või 80-aastane, et kuidas sa tunned, et vanuse suhtes, et sellel programmil nii-öelda potentsiaali on või mis mõtted sellega seoses? No võt jällegi, et ma võin ju midagi stereotüüpset nagu arvata, et no võib-olla kui sa oled nagu 18, et sa võib-olla ei ole nii nagu kuidagi iseendaga et siis sa nagu pigem otsid niisugust kiiret põnevust nagu korraks ja siis tüdined asjadest ära, aga ei pruugi nii olla, et see sõltub bioloogilisest vanusest, et see sõltub võib-olla pigem sellisest emotsionaalsest vanusest ja sellest küpsusastmest enda sees ja mis toob tegelikult tagasi sinna valmiduseni, et kas sa oled valmis endaga töötama, et kas sa päriselt nagu tahad endasse panustada. Ja see on pigem siuke emotsionaalse ja vanuse küsimus. Ja nüüd lõpetuseks, kas sul on midagi veel öelda, võib-olla mida ma ei küsinud või mis sa tunned inimestele südamele panna või siis sisemise pere poolt veel mõni sõnum siin välise maailma poole, et mikrofon on sinu. No nii, vaba mikrofon niimoodi ootamatult natukene. Sisemine pere on tänulik ja mina ka see, et kuidas nad nagu koos toimivad. Ja nad on väga üksmeelsed. Et ei ole nagu luikhaugvähk. Ei ole et kõik on nagu, et Marianne on nii, sukeldu loomingusse nüüd veel rohkem. Sul on nüüd kõik olemas, sa oled siin oma loomingu talus, oled siin kohas nii ja nüüd. Et asjad nagu voolavad ja. Et kas natuke on tekkinud selline tunne, et seda on hästi paljud ka öelnud, et vau, Kristel, et ma sain endale pere, keda mul kunagi olnud ei ole? No võib-olla küll, ja. Nii et julgustad teisigi siis uurima selle kohta ja liituma siis programmiga, kui see tundub õige. Jaa, kindlasti. Ega hea. Ja me paneme siia selle video alla siis ka Marianni kontaktid, et kui keegi siis soovib kas rohkem infot küsida või millega siis Mariann tegeleb, et siis saate selle kohta ka infot ja suur aitäh sulle selle imelise aja eest ja oma kogemust ja siis jagamise eest, inspireerimaks siis teisi ja võimendades siis seda sisemaailma siis võimalusi ka ülejäänud maailmale. Nii et suur tänu sulle. Ja aitäh sulle ka. Mahalo. Mahalo. Olen väga tänulik kõigile vaatajatele, kuulajatele, kes on siis kasvanud meie Aarete seiklused podcasti fännideks ja meil on selle siis jõulukuu jooksul väike selline palve või mõte, et kui need podcastid on sulle andnud inspiratsiooni, motivatsiooni ja loonud lisaväärtust ja sa soovid seda lisaväärtust jagada ka meiega, siis on sul võimalus jagada oma küllust, mis iganes moel, ei pea olema ainult rahalises vormis ka meiega ja ma panen siia selle podcasti siis notidesse, märkmetesse ka siis arvenumbri, kuhu sa saad seda küllust siis jagada. Kui sa soovid jagada seda küllust teisel moel, siis võta ka meiega ühendust ja saame seda arutada. Nii et suur aitäh sulle ja imelist jõuluaega sulle ja su lähedastele. Mahalo!